Tere hommikust! Uudiseid BNS-ilt, Postimehelt ja Rahvusringhäälingult toob teieni Meelis Karmo. Enne homset IRL-i volikogu, kus võib selguda, kas president Toomas Hendrik Ilvese tagasivalimiseks on piisav Riigikogu poliitiliste jõudude enamus, pole endast avalikult märku andnud ükski võimalik alternatiivne riigipea kandidaat. Homme Tallinnas kogunev IRL-i volikogu on presidendivalimiste aastal esimene poliitiline foorum, mille ees tagasivalimist taotlev Ilves oma tegevusest aru annab. Analüüsides möödunud talve teeolusid leidis Maanteeameti peadirektor Tamur Tšerko, et lumeketid peaksid kuuluma nii veoautode kui busside talvisesse põhivarustusse. Mullu 9. detsembri õhtul tekkis lumetormi ajal Lääne-Virumaal Padaorus teesulg, kus jäi lumevangi hinnanguliselt 600 inimest, kes olid sunnitud ööautodes ja bussides veetma. Teesulu põhjuseks olid halvas seisukorras rehvidega veoautod, mis libedal tõusul ennast teele risti keerasid ja sellega liikluse sulgesid. Mullu võeti Eestis arvele 2054 vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavat last. Võrreldes eelnenud aastaga vähenes selliste laste arv 130 võrra. Valdav osa abi